loomise alkeemia. Et kõik siin maailmas on mateeria ja tal on oma vibratsioon. Ehk siis ta vibreerib teatud laine pikkusel. Nagu see tripi minu selja taga, tal on oma tervik vibratsioon ja igal tema eraldi elemendil on oma pisem vibratsioon ja nad kõik teevad kokku selle vormi, selle sümfoonia ja teda on võimalik siin kogeda, katsuda, näha. See on alkeemia siin elus. Iga objekt on heli ja heli on võimalik mõjutada, muundada. Kui sa leiad talle sobiva noodi, siis sa võid selle panna hõljuma, ta ära kaotada või tema vormi muuta. Ja ka sobiva noodi leidmine on ka kätega tema ehitamine. Et kas see on heli sageduse kasutamine, kui sa kasutad enda sees helisevat heli ehk siis ideed millegi loomiseks, millegi teostamiseks. Vot see on ka helisagedus. Aga paljud inimesed kasutavad enda sees sellist omadust, mida kutsutakse ebakindluseks, kahtlus, kõhklus. Ja nad otsivad vastuseid, mida nad ei leia. Et leida vastuseid on vaja enesekindlust, et tunda enda sees, et kõik on korras, kõik on hästi, kõik on joondunud. Ja siis me saame neid visioone ellu kutsuda, mida me soovime siin maailmas luua, näha. Et selle tipiga oli ka, et mu naine ütles, et ta läheb harfi valmistamise kursusele. Ütles, et läheb sinna 4 päevaks ja ma ütlesin, okei. Aga ma lähen siis Soome, ma ehitan sulle tipi, et saad siia tulla trummi peksma. Ja siis nägingi vaimus silmas, et mul on sellised materjalid ja asjad ja kujutasin ette, kuidas ma teen selle, tulin siia, tegin selle mõne päevaga siin valmis. Et see on tore protsess. Tema tegi jälle omal harfi. Samasugune protsess toimub ükskõik mida luues või kas või lähed poodi ja mida ma täna õhtul söön, siis sa oled päris enesekindel suhteliselt tihti. Vaatad, küll on tõdud pitsa. Aha. Kujutad ette, kuidas saada mikrolaineahjus soojaks teed ja söötada. Et ma pole, ma ei tea, 15 aastat külmutatud pitsat söönud ja mikrolaineahju pole ka kasutanud. Iidamast, aadamast saati. Aga see on lihtsalt näide. Et leiad selle oma objekti ja siis kujutad ette, kuidas sa teed temast sööki ja ongi kindel manifesteeritud visioon. Pole midagi keerulist. Okei, aga kui me tahame näiteks mingit oma unistuste suhet kogeda, no tihti ei tea ju selle inimese nägu või tahame oma unistuste maja, aga ei tea veel, milline see maja tegelikult täpselt välja näeb. Aga vahet pole. Me saame võtta selle taotluse enda sisse, see teatud tunne juba loob. Hakkame selle tundega siis tõmbama ja astume sinna suunda samme. Ja selle jaoks me saame kasutada tööriistasid, mis tugevdavad meie taotluseid, nagu näiteks helid, et ülemhelide laulmine ja ka tegelikult vokaalide laulmine. Et see on üks kõige võimsamaid mateeria kiirendajaid, sest see aitab seda hägu meie sees puhastada ja samas hoiab seda kindlat punkti. Et väga lihtne on laulda ja lihtsalt lauldagi. Ja siis üks hetk laulda nende peale. Ja niimoodi me loome seda, mida me enda sees soovime. Ja vahest see ei ole ka nii teadlik see loomine. Et vahest on meil alateadlikud teatud kogemused, mida me soovime kogeda. Tulevad ette frustratsioonid ja me teeme selle pealt omal valikuid ja ei suuda ennast kontrollida. Siis sellele järgneb andeks andmine, lahti laskmine, iseendale andestamine. Keerasin käki kokku, keerasin jama kokku. Juhtub. Palun vabandust kõigi ees, kelle ees on vaja vabandada.
ja lähme edasi, jätkame eluga, tõmbame ligi jälle seda kogemust, mis me soovime ja oleme kindlad, et kui me lihtsalt kõigume, laseme endal olla nii-öelda mures, ebakindlad, siis see reaalsus toob meile suvalisi asju, ta toob meile neid löögikohtasid, neid tegelasi, kes tulevad, löövad meid, et me saaksime nagu ennast nagu paika raputada, ennast paika panna. Muidu me ju ignoreerime seda tegelikku elu essentsi, et näiteks ma käingi ringi, ma kahtlen iga päev, et mis see õige asi on, mida ma soovin kogeda siin maailmas. Ja kõik see teatud mure lihtsalt, siin väike mure, et kus ma süüa saan või palju mul raha on või kas katus ikka peab, siis käibki kogu aeg see mõttes. Ja siis tulebki nagu mingi tegelane, kes tuleb, pritsib mind poliseks ja et tuua välja seda viha, nördimust, kurbust, et lõpuks see tuleks välja minu seest nagu mädapunni seest. Ja kui teda lõpuks enam ei ole, et ma otsustan teda mitte juurde luua, siis on see kindlus, et kõik on toetatud ja kõik saab korda. Nagu kunagi oli selline ansambel Külalised ja neil oli hästi tore lugu, et kõik saab korda. Tuli meelde, kõik saab korda. Et selle teadmisega ei teki ka neid kõrvalepõiked, ei teki muresid ja vahest ikka tuleb see nagu neid lööke. Siis me võtame need vastu, elame läbi selle asja enda sees ja teame, et see kõik ongi see õnnistus, mis tahab meile tulla, mis tahab meile suunda näidata. Ja me teame, astume seda teed pidi. Et see on kõige suurem ka vaimne proovile panek, et kunagi ma lugesin Runvalo Merkiseteki raamatut Elu lille iidne saladus, et mõned inimesed ütlevad, et see on bla bla bla, et see on mingi selline võltsraamat, aga mulle väga meeldis ja resoneerus ja kuidas see Runvalo, et kuidagi ma olen väga sarnased temaga, et see on omaette teema, aga kui ta oli noorem, siis ta elas metsa keskel koos oma esimese naisega ja noh, nad elasidki seal, neil oli iga päev mängisid muusikat ja mediteerisid ja elu oli selline lillepidu, aga raha neil ei olnud väga. Ja tema naisel läksid iga kord need närvid täiesti läbi, kui need raha sai täitsa otsa, et ei saa süüa osta. Aga Runvalol oli see usk sees, et varsti tuleb kusagilt või et noh, ma olen hoitud, või me oleme hoitud. Ja siis iga kord tuligi lahendus ja iga kord, kui tuli lahendus ja lõpuks tema naisele viskas üle, et ta ei suutnud enam elada sellist elu ja läks tagasi linna elama tavalisele töökohale. Aga Runvalo jätkas seda oma teed, kuni temale hakkasid tulema hästi suured nägemused ja võimsad pildid, mida ta hakkas jälgima, läbi mille ta hakkas looma. Et see on igal juhul, mida ta tegi, on selline ülim iseenda ületus, et vabaneda sellest nii-öelda maatriksi kammitsatest ja hakata elama elu, kus me oleme täitsa kooskülas oma vaimujõuga. Et see on see peamine eesmärk, et kui ma olen ühenduses oma vaimujõuga, siis ma suudan ka luua ja manifesteerida asju, mis on tegelikult päriselt olulised minu jaoks ja minu elus ja mis tegelikult annavad mulle mõtte suurima küllastumise ja rahulolu tunde. Et nii kaua aega, kui me jahime neid väljaspoolt antud ideaale, nii kaua aega me ka ei koge seda täieliku küllastumise ja külluse tunnet, sest me jahime kellegi teise antud ideaale. Tõmbame ligi selle enda selle vaimu selle soovid, vaimu ideaalid, mida siin elus kogeda ja missugust õhtusööki iga täna süüa, siis me oleme sellises ülimas joonduses ja saame astuda välja sellest kontrollija rollist ja hakata päriselt juhtima läbi kuulamise ja läbi tunnetamise, mis siin maailmas on õige ja joonduses. Et nüüd aitab, et suured tänud, et kuulasid, pane jälgi nuppu ja näeme järgmine kord jälle.